Hea meel teid tervitada selle aasta ehk 2025. aasta viimaselt virtuaaljumalateenistuselt. See pühade vaheline aeg on selline, et eks me vaatame veidike tagasi ja loomulikult heidame pilguga ettepoole. See on võimalus meil mõtelda Jumala ustavusele, kuidas ta on meid kandnud ja juhatanud ja panna oma lootus Jumalale ka tuleviku osas, kes on meid ustavalt kandnud ja juhatanud ja tõotanud seda teha ka eeloleval aastal. Tänases jutluses tahan ma rääkida Jumala armastamisest, just nimelt Jumala armastamisest, sest Jumal on meid armastanud. Kuidas me oskame või suudame või tahame Jumalat vastu armastada? Tänase algussõna jagab Amanda ja mõned jõululaulud laulab tänasel teenistusel Maarika. Soovin teile õnnistatud teenistusest osasaamist ja me alustame Jeesuse Kristuse nimel. Maga Jeesuke sa maga, ema Maarja põlvil unsa näed. Lapsuke nii väike, aga rahvas sinu ees kokku paneb käed. Aga veel sul tundmata on vaevad. Ees on pikad teed ja raske töö. Hõberiides ingled laulvad taevas. Heletäht säramas kõik, mis ootab ees, on veel su sees. Neis pisikestes kätes peidus. Annad elukord kogu maailma eest ja avati igavese tee. Maga Jeesuke sa maga, ema Maarja põlvil unsa näed. Maga väike päästja sa maga, saabunud suure rõõmu päev. Jõulud räägivad meile midagi väga ausat. See tõde on valus ja samas väga lootusrikas. Jõulud ütlevad, et me oleme rohkem katki, kui me tahaksime tunnistada. Ja samas rohkem armastatud, kui me julgeme loota. Jeesus sündis laudas väikese lapsena, eemal suurest ja tähtsast elust ja melust. Ta oli otse kui varjatud. Ja sündides beebina otsustas ta tulla haavatavana ja kaitsetuna, nõrga ja abituna. Jumala armastus ei karda meie nõrkust. Ta ei oota, kuni me end kokku võtame, paremaks saame või end korda teeme. Ta tuleb just sinna, kus on segadus, vaesus ja ebakindlus.
jõulud ei ole muinasjutt headest inimestest, vaid jõulud on tõde Jumalast, kes ei tule selleks, et hukka mõista, vaid et päästa. Ja just see teeb jõulusõnumi rõõmusõnumiks. Sa ei pea olema piisav, et olla armastatud. Sa ei pea olema valmis, et olla vastu võetud. Jumal tuli, sest me ei suutnud ise tema juurde minna. Jõulud ütlevad, Jumal tunneb ja teab sind, aga ta ikkagi armastab. See on jõulude ime. Armastus, mis julges tulla. Hello and Happy New Year. We're about to celebrate New Year's Eve 2026. And this is a nice opportunity to pause and reflect on where we are now and perhaps maybe something we would like to change in order to become the people that we are becoming. And the Holy Spirit helps us in that. And I want to offer a practice in order to help in this becoming. Psalm 90 is attributed to Moses, not David, and it is one of the 2 oldest psalms written by a biblical author. In Psalm 90, Moses writes, "Teach us to number our days so that we might grow in wisdom." But how do we do that? How do we number our days? Behind me is what is called a Jesse tree. I don't know if you are familiar with that. I wasn't until someone lovingly made this for our family. They're felt ornaments, and each one of them has a number on the back and a design embroidered by the person. And it is Jesus's family tree. It speaks of the entire narrative of the Old Testament leading up to Christ's birth, and it involves prophecy and different stories. Through the month of December, I sit with my children and we talk about these stories, and it's just a wonderful way to slow down and to number our days, literally. And that is called a spiritual practice, taking the time to read your Bible, to learn what's going on there. But there are many spiritual practices or habits that we can implement in our lives. Which one to start? Well, I want to offer some support there. This book, The Power of Habit, Why We Do What We Do in Life and Business. It's by Charles Duhigg, D-U-H-I-G-G. It is an excellent book. It's a New York Times bestseller, and it talks about the science of habits, how they get implemented in our lives, why we pick up certain habits, why and how we maintain them. And one thing that I wanted to pull out from this book that I found the most interesting was that he said that not all habits are created equal. Some habits, when we implement them, have greater power over us than others. He uses the example of exercise, among others, as what he would call a key habit. And it's because exercise has multiple positive effects in our lives, not just one. In Christian disciplines, there's something similar. Christian disciplines or habits that we form are the framework or what Eugene Peterson calls rhythms of grace, this opportunity to find some structure in our days that helps in our becoming more Christ-like. And we choose to put these on because we believe they have positive benefits for our bodies, minds, and souls that then have positive impacts in our community. And there are lots of different habits that we can form. We go to church on a regular basis. We participate in acts of service. We give. We can practice discernment. We can do scriptural reading. We can do sacred reading. There's many different habits or spiritual disciplines that we can participate in. But I do believe that there is at least one, but there's probably others, that have a greater benefit than the others. And I believe that is practicing the presence of God. And it can be done in the most powerful way first thing in the morning.
I've been told that our minds actually reset overnight. That's why we dream, because your mind is incorporating and processing the day before what you've lived that day. And in the morning, you're the most impressionable, the most influential. And so taking 5 minutes to practice the presence of God impacts your very nervous system, your mind, how you process and think, what you look at in the day, how you think about yourself. And it doesn't involve speaking. That's the most important thing, because that speaking involves the cognitive functions. And what we really want to do is receive from the Lord, his presence, just to be in his presence, experience his presence. And so I would like to just briefly walk you through what that can look like. It's very simple, but it is challenging for people because it involves stopping and implementing a new habit, which can be challenging. To practice the presence of God is to wake up a little bit earlier, which can be hard, and you find a quiet space, you make yourself as comfortable as possible, and you focus on your breathing. And I would also encourage you maybe to hum a hymn and get in tune with your body and relax, and then ask the Lord if he would come and be with you. And then just spend your time being in the moment. Often choosing a sacred word is also very helpful when you find your mind wandering. And you do that for 5 minutes or so, hopefully growing that practice over time. It has enormous benefits to your body, mind, and soul, and it allows God to help to guide you through your day and aid in your greater transformation to who you were always meant to be. So thank you for listening to this, and I pray that you have a beautiful 2026 and that the Lord may lead you in just the right practice and just the right way for you. Amen. Laps, sa Betlemmast, may
Armas kogudus, tahan teile aasta lõppu kaasa panna mõtteid Jumala armastusest ja sellest, kuidas me vastame sellele ilmutatud Jumala armastusele. Maailma kunstiajalugu, muusika ajalugu, teatri, filmi ajalugu on täis teoseid, lugusid vastamata armastusest. Üsna paljud romaanid või muud suurteosed on üles ehitatud just sellele narratiivile. Keegi armastab kedagi meeletult, aga see, keda armastatakse, see ei tunne mingisuguseid tundeid siis selle armastaja suhtes ja see paneb inimesi tegema meeletusi. Aga ükskõik kui suured need lood on, ükskõik kui palju neid lugusid on, siis kõige suurem, võiks öelda vastu armastuseta lugu on kirja pandud Piiblisse. Ja see on lugu Jumala ja inimese suhtest, mis purunes Eedeni aias. Ja siis see aastatuhandete pikkune lugu sellest, kuidas Jumal, kes oma loodud inimest armastab, kuid kes mitte alati ei koge seda vastuarmastust, on samamoodi astunud meeleheitlikke samme. Kui seda Jumala puhul niimoodi võib kasutada, aga vähemalt meie poolt vaadatuna, Jeesuse siia ilma inimesena sündimine, tema elu, tema ohvri surm, see on meeleheitlik või midagi üle mingisuguste piiride. Ja nii nagu Johannes kirjutab, et isegi pärast seda sammu või isegi see samm oli midagi, mis ei ole leidnud paljude poolt seda vastu reageeringut. Johannes ütleb, et valgus tuli siia maailma, aga pimedus ei võtnud seda vastu. Tema, kelle oma see maailm on ja kelle omad tegelikult meie kõik oleme, me ei võtnud teda vastu. See on omamoodi vastamata armastuse lugu. Kui me räägime tõelisest armastusest, siis see ei ole see, mida meie teeme, vaid see on midagi, mida Jumal on teinud ja see, mida meie teeme, mida me võime nimetada armastuseks või mida me püüame selle mõiste alla mahutada, see on pelk tagasipeegeldus sellest armastusest, mida me kogenud oleme, mida see maailm kogenud on. Ma loen 1. Johannese kirjast 4. peatükist ühe pikema lõigu, kus Johannes kirjutab armastusest ja meie reageeringust või vastupeegeldusest sellele. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole ju keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et on andnud meile osa oma vaimust. Ja me oleme näinud ja me tunnistame, et isa on läkitanud poja maailma päästjaks. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus. Ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval, sest nii nagu tema, oleme meiegi selles maailmas. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus. Aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses.
Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. Kuidas sa vastad küsimusele, kui keegi tuleb sinu juurde ja palub sul defineerida armastus? Mis on armastus? Kui sa mõtled, siis mingisugused mõtted kindlasti peas liiguvad, aga ma ei oska öelda, kui veenvad või kui rahul me oleme nende definitsioonidega. Või kui rahul me oleme üldse ühegi definitsiooniga, mis on armastuse kohta kirja pandud aegade jooksul ja neid on tõesti palju. Aga isegi kui nad ei ole täiuslikud, siis nad aitavad meid mingisuguses suunas liikuda, et kirjeldada armastust. Ma toon ühe loetelu erinevaid armastuse definitsioone või määratlusi. Armastus on igatsus, et teisel on hästi, isegi siis, kui see ei too mulle endale kasu. Armastus on suhe, milles mina ei ole keskpunktiks. Armastus on liikumine puudusest täiuslikkuse poole. Armastus on otsus jääda ka siis, kui tunne on kadunud. Armastus on teise tunnistamine väärtuslikuks iseeneses, mitte vahendina. Armastus on Jumala olemus tegevuses, mitte pelgalt tunne, vaid loov ja päästev tegu. Armastus on enese andmine ilma tingimusteta. Armastus loob väärtuse, mitte ei reageeri sellele. Armastus on valmisolek kanda teise koormat. Armastus on arm, mitte saavutus. Armastus on emotsionaalne side, mis põhineb turvalisusel ja usaldusel. Armastus on kiindumussuhe, kus teise kohalolu reguleerib minu sisemist tasakaalu. Armastus on püsiv hoolimine, mis ületab hetke emotsioonid. Armastus on valmisolek olla haavatud. Armastus on teise vajaduste arvestamine oma otsustes. Armastus on see, mida ma teen, kui keegi mind vajab. Armastus on ustavus igapäevases. Armastus on kohalolu. Armastus on austus ka erimeelsustes. Armastus on see, mis jääb alles, kui romantika kaob. Ja seda loetelu võiks jätkata ja jätkata, sest neid tahke, neid külge, kuidas kirjeldada armastust, on väga palju ja ühte lauset, mis seda kõike kokku võtab, on tõenäoliselt võimatu kirja panna. Ja siin olid siis teoloogilised määratlused, mis võiks armastus olla, siin olid psühholoogilised, siin olid sotsiaalsed ja praktilised määratlused, et mis siis iseloomustab armastust. Ja ma usun, et nii mõnegi puhul sa kergitasid kulmusid, et kas tõesti, ja mõne puhul sa tundsid, jah, ma usun ka täpselt, et armastus on just see. Palju imeilusaid, rohkem või vähem õigeid mõtteid armastuse kohta, aga isegi kui need kõik kokku võtta, siis see ikkagi ei suuda veel lõpuni kirjeldada, mis on armastus. Aga loetud kirjakoha ja nende paljude armastuse määratluste põhjal ma tooksin välja ühe mõtte, mis mind kõige enam haarab ja kõnetab. Ja see on see, et armastus loob väärtuse või väärtust, mitte ei reageeri sellele. Armastus loob väärtust, mitte ei reageeri sellele. Ma usun, et sa mõistad seda, et armastus pühendab, armastus seob ennast, armastus tõstab üles midagi, mis võib-olla sel hetkel ei olegi seda väärt. Või sealt ei ole midagi tagasi võimalik saada või loota. Sest isekus on see, mis seob ennast kõige sellega, kus ta näeb võimalust midagi tagasi saada. Kui keegi rikastub, siis millega pärast tekib tal väga palju
väga palju sõpru ja sugulasi, kes seni pole temaga mingisugust sidet hoidnud. Seal on see oma isekuse faktor sees. Martin Luther on selle sõnastanud umbes nii, et inimese armastus sünnib sellest, mis talle on meelepärane. Ma armastan seda, mis mulle meeldib või kes mulle meeldib. Jumala armastus ei leia, vaid loob selle, mis on talle meelepärane. Ehk seda võiks iseloomustada investeerimisega, kus Jumal näeb seda potentsiaali, sest Jumal on meid kõiki loonud ja ta näeb meie potentsiaali, ta teab seda, et meil on see armastamise potentsiaal meie sees olemas. Ja ta võtab meid ja ta armastab meid ja ta panustab meisse võimalusega meil teha vaba valik teda tagasi armastada. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal on ainusündinud poja läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime, kirjutab siis Johannes. Paulus lisab roomlastele 5. peatükis, ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse. See on üks omaette teema, see armastuse nähtavaks tegemine, et ei piisa, et kui kuskil meil siin on, see on minu südameasi. Vaid see peab kuidagi nähtav, oma armastus kuidagi väljendub. Ja Jumal on teinud oma armastuse nähtavaks meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Armsad, Jumal ei armasta sind ja mind mitte sellepärast, et me kuidagi millegi järgi kvalifitseeruksime, et ta on piisavalt seda teinud või ta on piisavalt oskab seda, et siis armastan teda. Vaid ta on lihtsalt otsustanud meid armastada ka võib-olla olukorras ja teades, et me valime süsteemselt sopalombid, mida mööda roomata mitte ei tõuse nagu kotkas kõrgustesse. Aga ta on otsustanud meid armastada selleks, et tuua meis esile see kotka potentsiaal, mis meisse on loodud, see lendamise potentsiaal, isegi kui me oleme terve elu roomanud. Ja see tänane pikem piiblitekst 1. Johannese kirjast räägib tegelikult sellest, mis siis juhtub, mis transformeerub inimeses, kui ta võtab vastu Jumala armastuse, kui ta kohtub Jumala armastusega, kui ta laseb puudutada ennast Jumala armastusel. Mis siis juhtub? Selle viljaks ei ole midagi muud kui üllatus. Johannes seda niimoodi ütleb, ta ütleb seda isegi päris karmilt, et see, kes ei armasta oma inimesi enda ümber, see on kaugel ka Jumalast, sellepärast, et Jumal on armastus. Et see on omavahel nii tugevalt omavahel seoses, et kui Jumal on sinus ja sina oled Jumalas, see tähendab, et sinus on armastus ja sa oled armastuses, siis paratamatult sa kannad seda armastuse vilja. Ei saa olla nii, et sa oled kokku saanud suurima armastusega ja see ei too sinu elus midagi tema sarnast välja. Aga selles on 2 olulist poolt. See armastus ei sünni lihtsalt meie ponnistustest, et nüüd keegi mitte väga armastav inimene istub maha, kalkuleerib natuke, ütleb, et ma hakkan nüüd palju rohkem homme armastama. Need on ka toredad otsused, aga need ei kanna palju vilja. Vaid see armastus, millest Johannes räägib, see sünnib osadusest Jumalaga, see sünnib sellest suhtest, puu ja oksa suhtest. Ja teine punkt on see, et armastades ligimest püsime me Jumalas ja tema armastuses. Ehk sa näed selles ühte ringi, vooluringi või mahlaringi, kui me räägime puu ja oksa vahelist suhet. 2 poolt, mis on lahutamatult omavahel seotud. Üks toidab teist. Üks põhjustab teist. Ehk siis sinu suhe Jumalaga toidab sinu suhet inimestega. Ja see, kui sa panustad armastust oma ligimestesse, see toidab sinu suhet Jumalaga. Niimoodi Johannes kirjutab. Need on omavahel lahutamatult seotud. Üks põhjustab teist. Ma loen korra veel 11. salmist, kuula. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, see on tema tegu, siis oleme ka meie kohustatud, meile ei meeldi sellised sõnad, aga Johannes kasutab seda. Me oleme lausa kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis. Eks see on midagi meie teeme, et meie armastame Jumalat ja see kuidagi väljendub meie suhtes Jumalaga.
või me armastame inimesi ja see kuidagi väljendub meie suhtes Jumalaga. Et meie armastate, või kui teie armastate, siis Jumal püsib teis. Ja tema armastus on saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et ta on andnud meile osa oma vaimust ja me oleme näinud ja tunnistame, et isa on läkitanud poja maailma päästjaks. See on kirjutab keegi, kes on näinud Jeesuse risti surma ja üles tõusmist. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ja tema püsib Jumalas. Lühidalt võiks öelda, et kui sa ei tea, kuidas armastada Jumalat, ma olen mitmeid inimesed kuulnud seda, ütleme, ma tean, kuidas Jumal armastab mind võib-olla. Ma tean isegi võib-olla, kuidas püüda armastada inimesi, aga kuidas armastada Jumalat? Kui sa ei tea seda, siis kuidas seda väljendada oma armastust Jumala vastu või kuidas rohkem armastada Jumalat, siis Johannes ütleb, et väljenda lihtsalt oma armastust ligimise vastu. Ja see on üks samm, mitte sugugi väheoluline samm selles armastuse vooluringis. Armasta inimesi enda ümber. See tundub võib-olla natuke liiga pragmaatiline, natuke liiga vähe vaimulik, et me tahaks ju kuidagi mingisugust taevaseid ilmutusi, taevaseid surinaid ja värinaid, aga selles ongi taevane ilmutus sees. Sest Jumal oma sõnas ütleb seda, et armasta inimesi enda ümber. Ja Johannes kirjeldab seda külleltki halastamatult ja natuke sinna luudele liha juurde andes võiks öelda, et Johannese sõnum on see, et sa räägid suure suuga Jumala armastamisest, keda sa pole kunagi näinudki. Sa räägid Jumalale ohvri toomisest, suurtest vaimulikest asjadest, aga sa elad oma ligimestega isekalt, enesekeskselt, valelikult, teisi ära kasutades, halvustades. Johannese sõnum on, et kui sa elad selliselt, siis on see märk või sümptom millestki. Ja see märk, et me ei ole Jumalas ja me ei tunne Jumalat, sellepärast, et Jumal on armastus. Ja kui me oleme temas ja tema on meis, siis see väljendub teistmoodi. Nii me näeme, et kuidas kogu kristlik õpetus ühel või teisel moel, ta kas otse või ringiga jõuab ikka selle Jeesuse nende käsuõpetuse juurde tagasi, mis ütleb, et armasta nii nagu sa oskad, nii nagu suudad, kõigega armasta Jumalat ja ligimest armasta nii nagu iseennast. Need ei ole kaks eri armastust, vaid need on ühe armastuse kaks eri poolt. Üks toidab teist ja üks sünnib teisest ning teine väljendab esimest. Neid ei saa lahutada. Nii et ligimise armastus on see üks ja väga oluline moodus, kuidas me saame väljendada või tagasi peegeldada seda Jumala armastust, millega meiega olen kokku puutunud või kokku saanud. Aga ma toon 4 punkti veel väga lühidalt. Esiteks, me saame Jumala armastusel tagasi peegelduda või reflekteerida seda läbi selle, et me usaldame teda. See on mõnes mõttes nii elementaarne, kui me mõtleme ka inimeste vaheliste suhete peale, siis armastust ei saa väga olla seal, kus ei ole ka üldse usaldust. Heebra 11.6 ütleb, et ilma usalduse või usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane või me ei saa Jumalale ei saa meist head meelt olla, kui me elame oma elu ja me grammigi ei usalda teda. Ei usu seda, kes ta on, ei usu seda, mida ta meie kohta ütleb. Ehk siis ei usu Jumala olemust ega tema sõna. Nii et tema sõna usaldamine oma elus on üks fundamentaalseid Jumala armastusele vastamise mooduseid või viise. Teine on selle sõna järgi elamine ehk kuulekus. Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis, kui te mind armastate, siis te laulate mulle ülistuslaule ja see on hea. Aga ma ei tea isegi, kas Uues Testamendis kuskil on kirjutatud sellist lauset või sellist mõtet, et ülistage Jeesuse nime. Ma võin praegu eksida, aga praegu lihtsalt uitmõttena toon siia. Aga küll ma tean, et on räägitud päris palju sellest, et tehke minu sõna järgi. Elage selle järgi. Kui te mind armastate, siis te peate minu käske, ütleb Jeesus. See ei ole selline konte murdev koorem, millene ta või mõne jaoks tunduda, et pidage mu käske, et elu niigi raske. Peame veel Jeesuse käske ka
pidama. Ma tuletan meelde, armasta oma ligimest nagu iseennast, armasta Jumalat kogu oma südamest. On need Jeesuse käsud. Ja see ei ole kontimurdiv koorem, vaid armastus muudab iga koorma eesõiguseks. Nii on see ka vastus Jumala armastusele. Kui me tunneme, et me võlgneme kellelegi oma elu ja Jumalale ja Jeesusele Kristusele me võlgneme armsad oma elu. Ja kui me tunneme seda, kui me mõistame seda, siis ei ole meil raske teenida, ei ole meil raske austada või teda endast ettepoole tõsta. 3. See juba, mida mainisin, ülistus ja kummardus. Psalm 95:6 ütleb, tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitke maha issanda oma looja palge ette. Ülistus ja kummardus on lihtsalt olnud läbi aegade, läbi väga loomulik kuidagi Jumala lapse peegeldus või vastus Jumala armastusele. Ja kui me mõtleme ka siis rituaalset ülistust ja kummardust, mis meie mõistes on kas siis ülistusmuusika või Jumala teenistus, siis selle laadne rituaalne toimetamine on absoluutselt kõikides religioonides, kõige primitiivsematest kuni meile tuntud suurte religioonideni välja. Kummardage, põlvitage, heitke maha issanda oma looja palge ette. No kaasaegses koguduses me väga sageli kummardamist ja põlvitamist ei näe. Aga ma mäletan oma lapsepõlvest lihtsalt seda, kuidas mulle hakkas millegi pärast väga vastu see Jumala teenistusele minemine, siis kõik panid põlved maha, tegid oma valve ja siis alles istusid. Mulle tundus see natukene silmakirjalik ja mine tea, võib-olla see oli ka lihtsalt paljude jaoks traditsioon, paljude jaoks kindlasti ei olnud, see oli see oma südame valmistamine. Minu hoiak oli see, et ma valmistan kodus oma südame ette, mina küll pean nüüd põlvesi seal maha panema. No üldse inimestel on mugavaks läinud, me ei taha väga põlvitada, rääkimata siis näoli kummardamisest, sest sellest on siin juttu tegelikult silmili kummardamisest. Isegi karismaatilisematel teenistustel, kus pannakse käsi inimestele peale, inimesed kukuvad, ma ei ole näinud, kindlasti seda on olnud, aga ma ei ole näinud, et keegi oleks kukkunud silmili, mis on piibellik mahalangemise vorm. See, kui inimesed kohtusid Jumala auga, siis nad ei kukkunud plärtsti selili, vaid nad langesid silmili. Just nii nagu moslemid kummardavad silmili, põlvili ja silmili. Ja siin Jumala sõna ütleb, tulge, kummardagem, põlvitagem, heitkem maha issand oma looja palge ette. Ma usun samas, et sa oled kogenud seda tunnet või seda vajadust enda sees ja ma ka sageli Jumala teenistustel ütlen, et kui sa tunned, et sa ei saa istuda, ära istu. Kui sa tunned, et sa ei saa seista, ära seisa, vaid lange põlvili. Kui sa tunned, et sa ei saa lihtsalt põlvili olla, lange silmili, kui sul on see võimalus. Seepärast, et midagi on nii suurt, midagi on nii püha ja ma usun, et me oleme nendes kohtades olnud, kus ainuke, võiks öelda õige kehaasend on põlvedel või silmili. Ja samas me mõistame, et see kehaasend kõige selle asja juures ei ole mingisugune eesmärk oma ette, vaid vahel on see, et me lihtsalt ei saa teistmoodi. Ja Jumal sõna ütleb ka, et tulge kokku ja tõstke oma pühad käed näiteks. Et ülistus ja kummardus, Jumal ette kummardamine on üks reflekteering sellest, et me oleme kokku puutunud Jumala armastusega. Ja viimane on meele parandamine või meeleparandus ja pöördumine. Paulus kirjutab, et Jumala heldus juhib meid meeleparandusele. Mitte surmahirm. Kas vaid tähele selles põhitekstis täna, mis lugesime ka, mis räägib, et tõeline armastus ajab hirmu välja, siis natuke vastandatakse siin seda, et tõeline armastus ei saa olla see, et me armastame sellepärast, et me kardame, meil on hirm, me kardame karistust, me kardame põrgut või midagi sellist. Et seda ei saa nimetada armastuseks, see on hirm. Ja tõeline armastus ajab sellise hirmu välja. Ja siin Pauluse kirjutatud, et Jumala heldus juhib meid meeleparanduse on nagu täiesti teistpidi pööratud. Et hoopis see, et me kogeme Jumala armu, see, et me kogeme, kui lai on Jumal oma suhtumises meisse, kui avatud ta on, kui mõistev ta on. Et see on midagi, mis teeb meie sees ja annab meile ühe siis motivatsiooni või
või vajaduse, et ma tahan oma elu muuta. Ma tahan pöörduda sellest, kuidas ma olen seni elanud. Aina enam levib see ka kasvatusteaduses, et hirm ja karistus ei ole just need kõige paremad lapse motiveerijad või kujundajad ja tõeline Jumala helduse kogemine ei juhi meid reeglina seda kuidagi kurjasti ära kasutama. Et kui ta nii held on, siis elame kuidas tahame, teeme mis tahame, vahet pole. Et see ei loo meile sellist kõike lubatavat elu, millega me hävitame oma suhted ja iseennast, vaid just halastus ja arm juhivad meid Jumala pühadusse, mis omakorda eeldab meilt meeleparandust ja pöördumist. Jumal, ma tahan osa saada sinu loomusest. Ma tahan, et see saab suurem osa minus. Ma tahan maha panna kõige selle tühise, selle rämpsu, selle räbu, tolmu. Nii nagu Paulus, kui ta ütleb, ma arvan pühkmeks kõik selle. See ei ole küsimus selles, et me peame nüüd muutuma, et ma pean jälle midagi oma elus maha panema, ma pean jälle millestki loobuma, mis kristluse puhul suuresti nagu hirmu tuntakse. Ma ei taha seda kristluse, ma ei taha sellest loobuda, vaid vastupidi, siin on küsimus hoopis selles, et ma ei taha samasuguseks jääda. Ma ei taha, mul on vastik see, mis on olnud. Ma tahan muutuda. Seepärast, et üks pühaduse standard, üks armustandard on mind kõnetanud ja puudutanud. Me tahame väärikamalt vastata Jumala armastusele, millega ta meid on armastamas. Armsad, jõulude kohta öeldakse, et armastus sündis jõuluööl ja see on nii, aga see sündis selleks, et leida meie vastu armastust. Ja meil igal ühel on kasvada, absoluutselt kõigil meil on kasvada selles armastuse vastupeegelduses. Loomulikult sünnib see läbi meie palveelu, kuid me saame väljendada seda läbi Jumala usaldamise, läbi kuulekuse, läbi tema ülistamise ja läbi meeleparanduse, läbi oma elu muutmise ja läbi ligimise armastamise. Nii et Jumal ei ole tulnud, et lihtsalt mõnda meie tegu muuta või natuke meid paremaks teha, natuke meie karakterit pehmemaks muutma, vaid ta tuli, et muuta meie süda, kõige sügavam meie olemus. See, kust kasvavad välja meie teod, meie hoiakud, meie valikud, mis võiksid väljendada Jumala armastust või armastust Jumala vastu, kes on meid enne armastanud. Isa, me saame vaid tänada sind selle eest, et sa oled meid armastanud. Sina tead suurepäraselt, kui hästi, kui palju me seda usume, või tajume või kogeme oma elus, aga me tahame siin olla sinu ees. Läbi ka selle virtuaalteenistuse ja paluda issand ilmuta oma armastust. Anna meile tarkuse, ilmutuse vaimu, näha seda lootust, mis sa oled meile andnud ja seda armastust, millega sa meid oled armastunud. Sest et see armastuse kogemus võiks muuta, transformeerida meid sisemiselt, kus me ei taha jääda selliseks, nagu me oleme, vaid kus me tahame joosta sinu ligiollu, kus me tahame joosta sinu osadusse, kus me tahame joosta sinu armu kätele. Et nii nagu me oskame ja nii nagu me aru saame, väljendada seda vastu armastust. Jumal, seepärast, et sina oled olnud meiega nii hea. Aita meid selles. Ja aita meid ka, et see sinu kogetud armastus võiks peegelduda meie elus igapäevaselt inimeste keskel, kellega koos me elame. Tänu sulle. Amen. Vaid
Selline oli 2025. aasta viimane jumalateenistus Toronto Eesti Baptisti koguduses. Aitäh, et olid koos meiega. Kui me järgmine kord kohtume, on juba aasta 2026. Aastanumbrid vahetuvad, mõningad asjad muutuvad veel, aga Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Olge hoitud ja võtame vastu õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.